Maailmas on palju haigusi, millele puudub veel tõhus ja ohutu ravi. Neid haigusi põdevate inimeste aitamiseks töötatakse pidevalt välja uusi ravimeid. Ravimi arenduses on tähtsal kohal kliiniline uuring ehk ravimi katsetamine inimesel. Uuringu käigus testivad patsiendid katsetamisel olevat või juba müügile jõudnud ravimit. Enne kliinilise uuringu alustamist tehakse ravimiga laborikatseid, kuid need ei anna ravimi toime kohta täielikku teadmist. Seejärel manustatakse ravimid katseloomadele, kuid ka selles etapis kogutud teave ei ole veel inimpatsientide ravimiseks ammendav. Seetõttu tuleb viimases järgus katsetada ravimit inimeste peal. Mis kasu on uuringust osalejale? Uuringus osaleja saab oma haiguse ja selle ravivõimaluste kohta uut infot. Uus ravim võib, aga ei pruugi haiguse vastu aidata, kuid selle mõju tehaksegi uuringu käigus kindlaks. Regulaarseid tervisekontrolle võidakse teha mitmete aastate jooksul. Ravimiuuringuid on lubatud teha ravimifirmadel, teadusasutustel ja arstidel. Neid aitab välja õppinud meeskond. Esimese faasi uuringutes osalevad enamasti terved vabatahtlikud. On haigusi, mille uusi ravimeid katsetatakse kohe ravi vajavatel patsientidel, näiteks vähihaigetel. Selles faasis kaasatakse tavaliselt mõnikümmend patsienti ning ravimi annused on väikesed. Eesmärk on kindlaks teha, kas ravim on uuringu jätkamiseks piisavalt ohutu. Teise faasi uuringutes määratakse kindlaks, kui suur on sobiv ravimi annus. Nii saadakse teada, kas ravim üldse toimib ja missugused on selle kõrvaltoimed. Teises faasis osaleb juba 100–300 konkreetset haigust põdevat patsienti, kelle taolisi haigeid uus ravim tulevikus aitama peaks. Kolmanda faasi uuringutes tuleb leida põhjapanevad tõendid selle kohta, et ravim toimib ootuspäraselt. Kõrvalnähtude tuvastamine jätkub samal ajal. Selles faasis osalevad samuti konkreetse haigusega patsiendid, kelle seisundit uuritav ravim peaks leevendama või keda terveks ravima. Haiguse levimusest sõltuvalt osaleb selles faasis 300–3000 inimest. Neljanda faasi uuringutes jälgitakse müügiloa saanud ravimi pikaajalist toimet ning kogutakse kõrvalnähtude kohta infot. Ravimiuuringu alustamise eelduseks on, et ravimist saadav kasu ületab võimalike riskide mõju. Uuritava ravimi kasutamine kätkeb endas alati riski, kuid selle maandamine peab enne uuringu alustamist olema põhjalikult läbi mõeldud ja konkreetsed sammud kirja pandud. Seetõttu jälgitakse kogu protsessi vältel patsiendi tervist piisavalt sageli. Laps ei ole väike täiskasvanu ja tema organism on erinev täiskasvanu omast. Seetõttu ei saa täiskasvanutele tehtud ravimi uuringute tulemusi üle kanda lastele. Sama analoogia kehtib rasedate puhul. Laste ja rasedate naiste osalusel toimuvad uuringud võetakse ette alles siis, kui eelnenud uuringute käigus täiskasvanutega on ravimi kohta saadud piisavalt infot. Erandi moodustavad üksnes lastel ja rasedatel esinevate haiguste vastased ravimid. Ravimi kliinilise uuringu tegemiseks on tarvis Ravimiameti ja Ravimiuuringute eetikakomitee luba. Eetikakomitee hindab igakülgselt kavandatava uuringu eetilisi ja andmekaitsega seotud aspekte. Ravimiamet jälgib uuringu teaduslikke ja õiguslikke aspekte. Lisaks sellele vastutab Ravimiamet uuringu järelevalve ja inspekteerimise eest. Tähelepanu! Ravimiuuringus osalemine on vabatahtlik.